Tere pokkersõbrad, on 5. aprill, kell on 1:30, kell 12 alustas siit samas siis minu selja taga põhiturniiri teine päev. Mängijad on alles praeguse seisuga 58 ja mängime nii kaua, kui on järgi meid jäänud 9, siis finaallaud on 9 inimest. Ja nende 9 inimesega kohtume 11. aprillil siin samas, kui ka telepildi vahendusel, mida kannab üle Delfi, ETPF-i koduleht ja estepokker.com, kus näeme ka avatud kaarte. Nii et tere tulemast kõiki siia mängu vaatama. Kas see Teatri- ja Kultuuriakadeemia vist tekkis hiljem sinna äkki? Ma ei kujuta absoluutselt ette. Kokaks? Ei oska kahjuks. Ei tea. Mingi kultuuri teema või? Ei tea. Ma mõtlengi, et mis seal olla või äkki mingi, ma ei tea, kokaldust, ma ei kujuta ette. Mis meil Viljandis nagu kultuurikolledž on Viljandis. Ma ei tea, mingit tantsu või muusikat on äkki õppinud. Muidugi ma tean. Ma pakun välja, et ütleme kehakuju vaadates. See võiks olla kas siis ballett või ekskavaatori juhiks? Võib-olla mingit standardset asja, automehaanikud, C-kategooria autojuhiks. Mine sa tea. Väga raske, ma isegi oska, ma arvan, et õppiski Floriks seal nagu. Kurat, see on õigelt raske küsimus. Ma usuta midagi õppinud on see. Aga kui seda ausalt vastus, siis paneme näiteks pärimusmuusika. Korea muusika. Viljandis ma tean ainult kultuurikolledžit, et kohe mõtlen, mis ta võiks mängida. Ma arvan, et mingit pilli ikka mängib. Äkki seda suurt jurakat, seda kontrabass, jah, kontrabass. Ja kas üldse õpitakse ainult niimoodi? Eks mingi muusikavärk on? Ma ei tea, kas nad õpetavad sellist ainet, aga idamaade kultuurilugu. Midagi sellist. Väga lihtne küsimus. Tantsu. Õige vastus on see, et õppides Viljandis ma õppisin tantsujuhtimine, koreograafiat ja kõik, mis on tantsudega seotud. Teine päev on käimas, räägi natuke esimesest päevast ja teisest päevast siis põhiturniiril ja palju sul on chippe ja kuidas on üldiselt läinud päev? Esimest päeva palju ei mäletagi, see oli nii ammu. Esimene päev oli vaikne, et stacki suurus oli 20–50 blindi üles-alla.
korraks olid nupud laua keskel ka, siis õnnestus äss kuningatega 6 vastu, et sain ässa floppis, sain duubli. Ja oli suhteliselt rahulik, aga teise päeva algus on kaart lihtsalt mega jooksu teinud, et ei ole väga raske olnud. Paar bluffi on ka läbi läinud tegelikult. Aga jah, stack kasvab, kuna kaart jookseb hästi. Kui palju sul praegu on nuppe? See on siis 100, 120, 130. Siin on veel mingi 70, 200, 230 äkki. Üsna meeste ülekaal on siin nagu turniiril, et kuidas meestega mängida on raske, teevad nad liiga või kasutad just oma naiselikke nõkse selleks, et ära petta või midagi? Esimesel päeval oli raske, et ma arvan, et vaadati, et naiste rahvas, et ehk foldib Riveris ära, aga ja läksin selle õnge kohe mitu korda, et ei olnud seda julgust ära koolida, kuigi näha oli, et nad lihtsalt üritavad pangast mind välja saada. Aga teisel päeval ongi kaart on hea olnud, et see on nagu lihtne koolida, et jah, muidu jah. Üle nurgasid, öeldakse all-in, et siis tuleb lüüa niimoodi üksteise pomm nagu murra kokku. Kellel tuleb murra sisse, kahjuks langeb välja, järgmine mõlema edasi. Sellist asja ei ole veel enne jõudnud. Mitu toores muna? Nüüd mul vaata saab. Muidu kestab. Kellega ma olen? Jaa, juba hakkab. Kas külje peale võib ka lüüa? Kõigepealt ühe käega, kas ta veab? Kas juhige Vatiga mängida siis? No, jaa, Vatiga mängida. Meil on enne keedsap. Võite laavas on. Mingi argu on. Kas ise ütled koolid või enne koolid? Oota, minu muna peab pätku minema, siis ma olen võitnud, jah? Tema. Okei, noh. Abe ütleb. Noh. Noh. No. Korras. Ei, seal on nüüd poolfinaali. Oh, hea. Lauri saab. Okei. Nojah, see ei ole. Aha! I did nothing. Võid siia ootagi taha. Ma vaatan, milline see terve on. See on küll terve. Sa saad selle viivaga. Kumb lööma peal? Mõlemad. 1, 2, 3, ja. No 1, 2, 3, ja. Hurraa! It's a losing season. Nii, viimane pool. See on järgmine. Mati võetud veel kool. Nii, jah. Mati läheb väga professionaalselt kuna. See kooli nüüd ära võtta. Ma panin sõrme. See lõib. Why did you break the table? Nii, kes siis finaali tuleb? Esimene siis oli... Jah, tee kohe ära, jah. Ole sina kohe ära. Aga mul on terave sõrm. Ma löön siin. Check this one. If it loses, I'm gonna... You can choose first. No, if this one loses, I'm second. Next one. You travel. Yeah, you're too good. I can see that. Okay. Good luck. Esimesel poolfinaali võinud rääkida. 4 poolt peale, Anneli veel raske. Ma olen teist korda juba poolfinaalis eed sobinud. Nüüd on finaalis juba. Nüüd on finaalis. Just läks palju paremaks isegi. Finaalis Anneli võetud Vati. Finaal.
Final. No nii. Let's go. Valmis, jah? Jaa. Tuleks petti või Ma riidin praegu, oota, ma riidin praegu. Ma panen küppa siis. No nii, okei. Noh, löö. Volipetsi poolt Pauli mingi aja peale. Kaks muna. Ma sain lõpuks endale munad. Aitäh kõigile osavõtjatele. Ja kelle mune vaja on, tulge võtke siit. Ja kelle kõrg lühiõttes siis väga Palju õnne munade koksimise turniiri võitjale, et räägige strateegiast ja kuidas said sellise võidu? Ei, no ikka puhtalt riidi pealt, mida muud. Ilmselgelt oli see, et ta bluffis. Ja siis lihtsalt tegin Hiro kooli ja toimis. Aga edu ka pokkerimängus? Ma väga tänan, Morning and call. Around. Those 10 River, those paari juhivad ja clear out. Show him what I got. Can't read my, no he can't read my poker face. She's got me like nobody. One side. Yes, oi. Pea meeles, et see oli see one drive. Got me like nobody. Can't read my, Sitting down, looking around. Lord knows I've been here before. No disguise, they look in my eyes. I say all in and I arise. So I throw them down. Turboturniir oli täna, pole väga midagi rääkida, kuulsusetu lõpped. Üks käsi oli siuke, et PCA déjà vu, et emandad oli avan ja pandi otsa, siis pandi kohe veel otsa. Ma varasest positsioonist avasin ja siis panin maha ja olidki kuningas, et kaotasin minimaalselt. Et emandaid tasub faldida vahest. Aga muidu ei saanud midagi käima läbi. Stand my ground, say to myself, here we go. I'm all in, here to win. Meistrivõistluste Eitmaks Turbol on paus, räägime paar sõna Joel Lindberga juttu. Kuidas turniir läinud on? Esimest korda mängin ja eesmärk on täidetud, et Kuusmaas sain juba parema koha ja olen 50 seas, et nüüd annan edasi minna, vaata, mis saab. Kas teil oli Kuusmaaga mingi pett ka vahel, et kes võidab, see saab midagi? Omavahel ei olnud, aga pett oli üleval ja ma arvan, et väga paljud, kes panustasid minu peale ja ma täitsin nende soovi. Nii, aga kuidas su laud on ja kuidas sul siis stack praegu on? No ütleme, average'ist olen väga-väga napilt maas, et viimasel hetkel siin viimase tunni jooksul kolmes erinevas lavas mänginud ja see mulle ei istunud, et oma lavas mul läks väga hästi, aga nüüd on natuke maha läinud, aga olen mängus ja kõik on tipp-top. Kas keegi kiusab ka? Kui, siis võib-olla natuke diilerid. Läti diilerid siin võib-olla vahepeal ei saa aru isegi, mida keegi teha tahab, kuidas see on? Ei, pole probleemi, saame hakkama. Ma lihtsalt arvasin algus, et võib-olla Eesti meistrivõistlused, et käib eesti keeles kõik, aga tegelikult on see rahvusvaheline mäng ja
ja ma saan aru, et mitu turniiri käib ühel ajal, et on vaja diilereid kaasata ja see on täitsa normaalne. Eesti meistrivõistlused jätkuvad järgmise pühapäevani, kas sul on veel mõni turniir plaanis? Jah, üks turniir on, et kolmapäeval on 500 euro turniir on ka, et sellest 2 päevane, et sellest üritan ka osa võtta. High roller. Rääkides Eesti ja maailma pokkerimängijatest, on sul keegi lemmik ka? Madis Müür, kõrval seisab. Ma maksin talle, et ta seda ütleks. Nii, aga aitäh sulle ja edu! Aitäh! Et pokkerimängijatelt küsitakse alati, et palju sa kaotanud oled, palju sa jalgpallis kaotanud oled? Ütleme niimoodi, et kui ma kogu seda värki kokku võtan, siis ma olen ainult võitnud. Et kui sul on aastad selja taga ja mida sul meeldib teha ja kui sul veel sellest on makstud ka, et siis ma arvan, seal väga palju kaotada ei ole. Väga tore. Aitäh! Aitäh! Esimene minni käis seestikat ehk see lükkas soone lahti ja nüüd hakkavad tulema segamängud, on alles tulemas, nii et vaadake ette mehed. Main eventil on alles 11 mängijat, 9 saab finaallauda. Pütsime kinni Kaspari ja uurime kiirelt ära, et kuidas on kulgenud rahades olemise ajal mäng. Kui me jõudsime rahadesse, siis kohe alguses sain suht tuubli seal 150 pealt 300 peale. Ja nüüd olen vaikselt siin potte maha võtnud ja nüüd inimesed kaovad vaikselt ja ise nad tõusen. Nii, ja palju sul on praegu? Praegu peaks olema 460. See on natuke üle keskmise. Et tõenäoliselt saad finaali? No tõenäoliselt on, aga kõik võib juhtuda. Nii, teil on 5. laud ja kõrval on 6. laud. Kes on teie lauast kõige raskem vastane hetkel? Ma ei teagi. Väga palju oma nimesid üldse ei tea, kes siin on, aga... Kas naised on raskemad vastased praegusel hetkel juba kui mehed? Ma ei ütleks, aga midagi kindlasti on neil, mida meestel nagu ei ole nii-öelda. Aga kas sinu jaoks on oluline praegu saada finaallauda või sa kõmmutad niimoodi, et saaks ikka esimese koha peale? Et isegi kukuksid praegu 11-ndana, siis teeksid otsused ikkagi lähtuvalt sellest, et võtta esikoht? Ei, ma ikka lähen, üritan ikka võimalikult suurena finaallauda minna. Väga hea!
She's got the love nobody can read my, no he can't read my poker face. She's got the love nobody. See topeltmärke. No he can't read my poker face. She's got oleme jõudnud main eventi teise päevaga lõppu. Tänane mängupäev kestis täpselt 12,5 tundi. Alles on 9 mängijat, kes tulevad tagasi laupäeval ja kui ma ei eksi, siis kell 12. Ja kõik, kes ei saa kohale tulla vaatama, saavad seda ülekannet vaadata Delfist ja eestipokker.comist. Väga märkimisväärne asjaolu on see, et meil on esimest korda ajaloos main eventi finaallaos 3 naist. Meil on Maret, Siiri ja Karmel-Elina, nii et kindlasti tasub vaadata, kuidas neil läheb ja kas nad teevad meestele ära või mitte. Turniiripokkeri meistrivõistlustega me jätkame kolmapäeval, kui on 500 € Six Max, et siis vaatame edasi, mis siin juhtuma hakkab.